Tere hommikust, käes on neljapäev, kell on 8 hommikul ja mina suundun trenni, tuleb üks kiire kardiopäev ja siis vaatame juba edasi. No nii, trenn on tehtud, oli väga raske. Ma kiirustan koju valmis sättima, sest täna tuleb podcasti salvestus ja täna ma ei salvesta üksinda. No nii, mul on pesus käidud, ma näen välja nagu märg rott ja hommikusöögiks on pakk kohupiima moosiga. Seda moosi on seal võib-olla natuke rohkem kui minu Skinny Project võiks lubada, aga ma tundsin, et ma tahan seda moosi. Igal juhul, jah, see on kiirelt hommikusöögi, ma tundsin, et mu kõht on lihtsalt nagu nii tühi, kusjuures ma pean veeklaasi ka tooma. Ja siis ma juba sätingi valmis, siis mul on vaja natuke kiirelt veel koristada siin kodus. Ja siis kella 12-ks tuleb Aleksandria ja siis ma tahaks, et juba selleks ajaks mul oleks kõik setup ka valmis pandud ja ideaalis ma võiksin jõuda ka reklaami osad ära filmida ennem kui Aleksandria jõuab. See nädal, miks ma vlogiga varem ei alustanud, sest et mul oli päris palju mingit tööasju vaja ära teha, siis ma lihtsalt nagu olin go moodis ja kuidagi tundsin, et mul ei ole nagu väga palju midagi näidata, et ma lihtsalt nagu põhilise aja mingi istusin arvuti taga või filmisin midagi teise platvormi jaoks. Kui ma praegu imelikult räägin, siis mul on mingid uued hambavalgendusribad suus, mida ma proovin Medironist. Ja üldse ma ei tea, ma ütlen ausalt, et meeleolu on kuidagi olnud nagu veider. Et kogu see... Ma ei tea, ma tunnen, et sotsiaalmeedias nagu mega vajalikud teemad ja me peamegi nendest rääkima, aga nagu see, et see mõeldukase ettevaatust.ee ja sellega seoses kuidagi on nagu kogu aeg mõtetes kõik see nagu halb, mis meie maailmas toimub ja nagu kui palju vägivalda ja nagu naiste ja laste suhtes vägivalda ja mingisugused enda kogemused, mis on olnud, on üles tulnud. Et veits nagu vaimselt raske. Igal juhul ma üritan sellest seisundist kuidagi välja tulla ja keskenduda heale. Ühtlasi ma olen siin olnud väga tubli oma sammude ja trennide ja toitumisega. Et ma tõesti olen praegu nagu tugevalt fookusesse võtnud selle kõik, kuna suvi läheneb. Ja olen siin mõelnud, et tahaks nagu oma selle kirstordil ürituse jaoks mingit mega ägedat kleiti on ju. Ja no ei ole olemas. Ma olen kõik need klassik kohad läbi vaadanud ja ma olen guugeldanud ja üritanud ka mingisuguseid täiesti X kohti leida, millest ma isegi midagi ei tea. No lihtsalt ei leia nagu. Ma olen kõik need O-Balli, Princess Balli, mis see Baby Boo, House of Siibi või? Siibi. Igatahes selle. Mis asjad veel? Ma ei tea, igasuguseid lehti ma olen läbi kamminud. Nii et kui sa tead midagi, mis on rohkem nišš või mida ma võib-olla ei ole läbi kamminud, siis anna kommentaarides teada, et kust leida mingit sellist nagu kleiti. Ja no, ma vist nagu pigem tahaks ikkagi minikleiti, sest ma ei tunne ennast nagu maksikleidiga üldse iseendana ja pluss nagu see ei ole päris selline üritus ka, nagu see mingi gala ei ole. Ja. Ehk siis jah, nagu mingi minikleit, aga nagu midagi nagu üliägedat ja noh, see võiks olla kas roosa või punane. Ideaalmaailmas. Igatahes, ma ei tea, ma olen lihtsalt nagu nii palju aega kulutanud sellele otsimisele ja see on olnud täiesti nagu tulutu. Ehk siis see on veits närvi ajanud mind, see on muidugi väike asi võrreldes nende teiste asjadega, aga lihtsalt see tuli ka praegu meelde. Aga tegelikult nädala lõpp tõotab tulla mega tore. Ja ma olen selles osas väga excited. Täna siis tuleb Aleksandria siia ja kõigepealt me salvestame podcasti, aga siis me teeme hummust koos, sellepärast et kes vaatas Sri Lanka vlogi, siis me sõime seal kohasurfis seda ülihead hummuspauli ja peale seda ma olin kohe mingi ma pean kodus proovima ise seda teha.
ja siis eelmine nädal millalgi Aleksandra kirjutaski, et äkki teeme koos. Ja mina ostsin asjad ära. Nii et me saame täna katsetada. Naljakas on see, et Aleksandral on kohe varsti sünnipäev. Ja kuigi ma rääkisin temaga sellest varasemalt, et mingi ja kindlasti pea sünnipäeva, et nagu see on ka selline midagi positiivset elus, et tal on praegu nagu veits võimsalt raske. Ja et nagu tasub tähistada iseennast ja kõike seda on ju. Hullult utsitasin teda sünnipäeva pidama. No ei ole temalt tulnud ei kippu ega kõppu selle sünnipäeva kohta, aga ta abikaasa korraldab talle üllatussünnipäeva Ärklis ja see on nüüd ülehomme. Nii et ma pean täna olema ettevaatlik, et ma kuidagi ei mainiks seda, ei vihjaks sellele. Ma ei tea, nagu kas ma peaksin küsima talt, et et mis siis sünnipäeva mõtted on. Ilmselt peaksin. Aga ma ei taha teda nagu liialt ka nagu enam mutsitada, et hakka midagi korraldama, sest ei ole vaja tegelikult. Nii et ma ei tea täpselt, kuidas navigeerida seda olukorda, aga nii armas, et ta mees talle selle korraldab ja ma arvan, et tal on nii hea meel selle üle. Kingitus on mul tellitud ja jõudiski just täna pakiautomaati, eks ma seda jõuan teile ka näidata. Okei, aga tegelikult ma vaja suht kiiresti nüüd ennast valmis saada ja hakata koristama, nii et ma rohkem praegu ei jutusta. Omaga ma olen praegu täiesti šokeeritud. Esiteks vaatame korraks mu küüsi, ma eile käisin just küüntes, nii ilusad, love it. Aga ma luban teile, see ei ole kuidagi sponsored. Aga see, kui valged mu hambad praegu on. No võib-olla te ei saa aru. Aga need on nagu väga valged. Ja ma praegu esimest korda kasutasin neid ribasid. See on nagu mõeldud niimoodi, et see on 14 päeva järjest. Vist kasutad nagu igapäevaselt. Ma olen nagu issand jumal, kui see on esimene päev. Mis siis lõpuks üldse saab? Väga crazy, ma panen selle lingi descriptionisse, keda huvitab. Ja need peaks olema nagu see, et ei muuda hambaid tundlikuks ja nii, selle kohta ma ei oska praegu midagi öelda. Reaalselt esimest korda kasutasin. Ma olen täiesti šokeeritud. No nii, kodu on koristatud, setup on valmis. Sponsorite osa on salvestatud. Vaadake, kui ilus päikseline õues on. Hello, me hakkame tegema hummust, mille hulluse me saime Sri Lankalt. Ja tuleb välja, et peab need kikerherned hoopis ära keetma ja siis ära koorima, mida Kaisa üldse teha ei viitsi. Oleks toored sisse. Aga tuleb välja, et kui sa seda teed, siis need tulevad väga nad lähevad väga pehmeks ja siis tuleb hummus väga kreemine, nii et kui juba teeme, siis teeme ikka nii, et oleks tehtud. See sibul siin lihtsalt. See ei ole sibul! Miks ma selle kohta sibul ütlen? Tere, saage tuttavaks, see on küüslauk. Ma ütlen juba teist korda sibul selle kohta, ma ei tea, mis mul toimub. Sibul. Ma olen ka rohkem sibul kui see küüslauk. Kaisa teeb matšat. Nüüd hakkab vismeldama. Ma veel teadnud heliefektid. Minu arust see on täpselt õige aste magusust. Ma ei tahaks magusa. Ja. See on meil suht sama. Et mulle ei meeldi ka nagu magus. Ja selline kreemine. Ja kreemine on mõnus. Ma ise olen lihtsalt nii palju seda strawberry'ga ja joonud juba, et ma juba see tavaline on midagi nagu, tahaks seda maasikat veits. No see on igav on see, jah, tahaksid midagi veel. Aga hea on, väga hea.
aga ära tahaks seda niimoodi, et võtaks veits vanasti. Vot, mida mina tahaksin nüüd, et ma oskaks veel kodus teha, seal Pobakojas tehakse seda vaarika vahuga. Jah. Ja vot, kui seda saaks. No nii, läätsesid keetsime natuke üle 20 minuti. Mis asju? Mul on täiesti, ma ei tea, mis mul toimub. Küüslauk on sibul. Kikerherned on läätsed. Tere tulemast. Mul on nagu aju kuskil mujal ja mul lihtsalt nagu tulevad mingid sõnad välja lihtsalt. Mis minu nimi on? Aleksandria. Tule. Aga ühesõnaga nüüd eemaldame siit need koored. Õnneks just päris kergesti saab kätte. Kui me nii-öelda need koored ära võtame, siis pidi eriti siidine sealt hummust tulema. Eks me siis anname endast parima, et saada täpselt sama hea või veel parema, kui me saime Sri Lankas. Ja seal sees on meil siis see läätsevedelik, küüslauguküünet, ma ei tea mitu tükki. 2 suuremat ja 2 hästi väikest. Ja läätsesid panime 2 pakki. Nüüd panen need siia, jah? Väike fakt siia, kas te teadsite, et frikadellid on kooritud pelmeenid? Ja seda saab samamoodi jälle juurde lisada, kui väga vaja. Ma ei tea, kui palju. No ikka pigista terve see ära. Voh. Ma saan maitsega toimuma. See on tahiini maitselised. Täiesti. Ma tean, me lisame seda juurde. Ja. Me lisame soola. Aga tõesti küüslauku ei tunne ka üldse. Ja ma paneks siit küüslauku veel, aga ma lihtsalt ei ole kindel, kas ta nüüd ära pildib selle. Üks variant on see, et me võtame osa välja. Lihtsalt nagu räme mäkerdamine. Lihtsam on Sri Lankale sõita. Ma tunnen veits kärsakat ka juba. Ma juba vaat mingit tossu tuleb. Okei, võta see ruttu ära siit. Ja. Võta see sellest stepsist välja kumb. Nii, lähme siit toast ära ruttu. Oota, viime selle rutuna. Ei, ma ei tea, mida teha. Me oleme elus. Õnneks midagi ei plahvatanud. Üks seisis 1 klaasi taga, teine teise klaasi taga. Ja siis me otsustasime, et me guugeldame korra, et küsime ChatGPTilt nõu. Ta ütles, et plahvatusohtu pole, et suure tõenäosusega kas siis mingi mootor kärssas või kumenes üle. Ja seda ma ütlesin, et Sri Lankale on lihtsam sõita kui kodus ise seda hummust valmistada. Ei no ausõna rohkem, ma ei tea, ei hakka tegema seda ise, võtan kuskilt valmis kuju ja nii ongi lihtsalt. Või no selleks peab olema siis ilmselt võimsam blender. Et minu oma on niukene väike kõkad. Ja mul on tunne, et see ei tohi olla selline, vaid see on tead sellised nagu need madalad. Kuigi kõik videod, mida ma vaatasin TikTokist, kõik teevad sükastega. Äkki siis ikkagi kogu sellised neid on liiga palju korraga. No jah, sest et kogused on tõesti väiksemad olnud teistel. Me tahtsime palju hummust ja siin me nüüd oleme. No igatahes on meil need fluffisaiad ja falafelid on airfryeris ja me panime selle hummusse praegu sügav külma, sest et siis peaks ka see tahiini maitset nagu vähemaks minema. Jah, no eks me proovime, mis sellest välja tuleb. Jah. No igatahes ma ei ole väga entusiastik, et seda üldse kunagi veel teha. See on väga kreemine, see näeb ju väga hea välja. No see näeb hea välja. See tõesti näeb hea välja. Nii, võta ma võtan kahvlit ka siis. Pole paha. Võib-olla see üks küüslaugu küüs oli ikkagi natuke kiiresti. Oh, ei ole üldse hull. Natuke on tahiini maitset, aga neist koos on juba täitsa hea. Kuule, see päris hea on. Pole ikka täitsa süge, et ma ikka tahan seda süüa. Ei, väga hea. Aleksandria nüüd läks edasi siit ja hummus oli tegelikult lõppkokkuvõttes päris hea. Ma ei teadnud, kas ta just seda masina kärssamist väärt oli, aga no hea ta igal juhul tuli ja seda tuli nüüd nii palju, et mul Peika saab ka ikka normaalselt seda hummust. Ma lihtsalt tahtsin veel korra öelda, ma hakkan kohe podcasti monteerima.
et see uus arvuti, nagu kas või praegu, see, et ma võtsin selle Premiere Pro programmi lahti, et ma lihtsalt vajutan, see juba tuleb lahti, juba mul tuleb see projekt lahti. Vana arvutiga ma vajutasin selle programmi, siis see laadis nagu, ma ei tee nalja, 3-4 minutit, et see programm üldse avaneks. Ja siis me räägime nagu sealt edasi minemisest, nii et nagu halleluuja, ma olen nii õnnelik. Ja issand, ma arvan, et see tuli üks meeletult lõbus osa Aleksandriaga. Tegelikult olid ka tõsisemad teemad, et tšikka, ma ütlekski täitsa nagu seinast seina emotsioonid. Aga kes veel ei ole kuulanud seda osa, siis isegi kui sa muidu ei kuule Kirstvardi podcasti, kuigi ma ei tea, miks sa ei kuula, siis kindlasti ma seda osa soovitan kuulata. See on lihtsalt nagu selline meelelahutuslik kuulamine. Samas on nagu väga olulised mingid suhteteemad, aga saab ka naltsi, et siuke hea balanss. Ja üldse, lihtsalt kui puhtalt nagu numbreid vaadata, siis mu vlogidel on palju rohkem vaatamisi kui mu podcastil. Ja muidugi ma olengi vloge teinud aastaid ja podcast on ikkagi pigem uuem, aga ma kuidagi väga julgustan teid minema ka kuulama ja andma võimalust sellele podcastile. Et kui mina teile nagu inimesena meeldin mingil põhjusel, siis ma usun, et te leiate ka sellest podcastist väärtust. Lihtsalt seal ma tunnen, et ma saan puudutada mingisuguseid tõsisemaid teemasid ja nagu palju rohkem süvitsi minna mingites teemades, mida ma nagu siin igapäeva vlogides lihtsalt ei tule ette, ei käsitle. Et ma tunnengi, et see podcast on võib-olla minu selline panus, et võib-olla natukenegi nagu kuidagi ühiskonda paremaks teha. See kõlab nagu nii suurena, aga nagu võib-olla nagu tibakene lihtsalt, et ma üritan tulla sellisest pigem objektiivsest vaatenurgast ja mitte kedagi väga judge'ida. Et ja väga olulised teemad käivad sealt läbi. Ehk siis ma võib-olla tahakski julgustada teid ka minna kuulama. Et võib-olla nagu kõik osad ei sobi kõikidele inimestele, aga jälle võib-olla mingi aeg-ajalt anda võimalus vaadata, äkki hakkab täiega meeldima. Et mulle endale väga meeldib seda podcasti teha ja mulle väga meeldivad need häälsõnumid, mis saadetakse ja jällegi julgustan teid ka saatma. Kui teil on küsimusi kas mulle või on endal mingid dilemmasid, muresid või on lihtsalt mõni põnev lugu, mida nagu oleks vaja rääkida, sest et see on lihtsalt nii hea lugu. Olgu see siis õpetlik või naljakas või tragikoomiline, et jah, kõike sellist ma sinna ootan. Vot, aga nüüd ma hakkan monteerima ja ma loodaks selle täna valmis saada, sest homme on juba uued tegemised. Tere hommikust! Käes on reede ja ma lähen teen ühe kiire trenni. Ma tegelikult algselt mõtlesin, et ma võib-olla ei jõuagi täna, sest et ma lähen täna EMS-ile ühele Haapsallu külla. Aga praeguse seisuga ma ikkagi peaks ühe kiire trenni jõudma teha ja see on ühtlasi minu selle nädala 4. ja viimane trenn. Juhu! Nii mõnus trenn oli, reaalselt mul oleks nagu sinine backdrop. Igatahes nii mõnus trenn oli ja nüüd ma kiirustan koju, et pakkida asjad. Issam, aga kiirustamine, ma ei jõudnud isegi süüa, aga asjad on koos ja it's time to go. Kas sa oled excited, et minna spaasse? Väga. Ma armastan spaasi üldse, need on kuidagi nii soojad. No mõnus ja ma olen seda varem ka maininud, aga see Hestia spa siin Haapsalus, see on mu kõige lemmikum spa. Seal on alati nii mõnus, lõõgastav, love it ja vaadake seda ilma lihtsalt.
mis emotsioonid on peale spaas käimist? Nagu eelmine kord väga-väga taha. Oh, see oli tõesti, see oli nii mõnus, mul oli seda väga vaja. Ja nüüd me tuleme välja, päikseloojang täpselt siin ees. Ma võtsin kaasa sellised silmapadjakesed, et saame enaga panna. Kumbasid tahad? Need voolavad mul mööda nägu alla. Lihtsalt kõnnin niimoodi. Kas ei ole lõõgastav ja mõnus? Sa pead olema paigas, sa pead lihtsalt voodis lamama. Hommikust, käes on laupäev, kell on 8:30 ja ma olen tulnud samme koguma Haapsalu vahele. Ja Empsi õde on mul ikka siuksed varajased, kell 7 juba üleval ja siis 8 juba koristama. Laupäev on koristuspäev, nii et nemad seal koristavad. Ma mõtlesin, et ma siis kogun parem siin samme kui et Tallinnas. Täna lähme kõik koos Tallinnasse siit, aga jah, et kui mul on võimalus siin Nunnus vanalinnas kõndida ja lähen Viigi äärde ja et siis miks mitte seda kasutada. Naljakad kühmukesed. Nii, mina olen vahepeal koju tagasi jõudnud. Täna mul tegelikult väga muud plaani ei olegi kui see, et õhtul toimub siis Aleksandria üllatussünnipäev. Ja ma mõtlesin, et ma näitan teile, mis ma talle kingin. Ma olen kuidagi nagu väga julgeks läinud. Ma ei tea, kust mul see nagu julgus tuleb, aga ma siin muudkui kingin sõbrannadele parfüüme. Ja ma kingin Aleksandriale ka parfüümi, kuigi ta on veel minu arvates eriti tundlik lõhnade suhtes, sellest ma sain ka meie reisil aru. Aga võib-olla miks ma julgen seda lõhna kinkida, sellepärast et mul oligi see sama lõhn reisil kaasas. See on siis Armani Power of You, see passioni lõhnaline, sellest mul on ka Reels ja TikTok. Ja mul oli see kaasas ja ma kasutasin seda ja minu arust ta ütles, et see on hea, ta isegi lasi enda peale seda üks päev ja nagu kiitis seda lõhna. Ja tema puhul ma nagu ei usu, et see oleks olnud lihtsalt nagu viisakusest ka, et minu arust on siuke ausa olemisega ja ütlemisega, et kui miski meeldib, siis ikka päriselt meeldib. Ja sellepärast ma siis tellisin talle selle 50 millilitrise lõhna Notinost. Ja ma igaks juhuks alati ütlen klauslina juurde ka sõbrannadele, et kui ei meeldi, müü maha, kingi edasi, mis iganes. Aga jah, selle ma tellisin ise, ma olen nagu väga rahul sellega ja sellega tuli kaasa kusjuures see Armani Sea selline body lotion. Nii et selle ma panen ka kingikotti või karpi. Ma peangi vaatama, kuidas ma selle pakendan. Ja siis, kuna sünnipäev toimub Ärklis, siis ma saan Viru tänavalt lillekimbu ka osta. Ja nii naljakas oli see, et kuna meil oli varasemalt juttu Aleksandriaga tema sünnipäevast, siis ma nüüd, kui ta käis siin üleile, siis ma ikkagi küsisin üle ka, et noh, et mis siis sünnipäevaplaanid ja siis ta ütles, et tead, ma ei jaksa midagi korraldada. Et noh, kui midagi, siis ma tahakski lihtsalt Ärklisse minna, süüa seda krõbe kreveti sushit ja võib-olla üks portaan martini. Ja noh, see olekski juba tore. Ja ta ei tea, et täna me lähemegi Ärklisse.
nii et ma arvan, see on nagu ideaalne üllatus ja ta on väga rõõmus selle üle. Igatahes, siis kui ma juba seal Notinos tellimus olin, ega ma ikka pidin endale ka midagi võtma ja ma tellisin selle, ma ei tea, juuksemask. Ma olen viimasel ajal seda nii palju näinud. Mingi Korea bränd, Elisaveta, ma ei tea, kuidas seda siis hääldatakse. Igatahes jah, siukene juuksemask peaks olema siis väga hea. Siuke naljakas näeb välja nagu mingi lastetoode. Aga ma olin seda näinud, see ei maksnud palju ka, ma ei mäleta enam kui palju, aga ma ei mingi okei, ma proovin. Ja siis mõtlesin, et proovin ära sellise glow maski. Ma just tegin oma skincare rutiini, nii et ma ei hakka seda siis praegu panema. Aga äkki jõuan veel siin vlogi jooksul selle ära testida, ma ei tea. Teen siin oma meiki ja ma nägin mingit TikToki, mis inspireeris mind tegema ennem kontuuri ja põsapuna ja panema siis concealerit, et siis see nagu popib paremini. Nii et siin ma olen seda tegemas. Kas ma peaks panema korrektorit? Okay. Ma natukene panen. Kas nagu oleks natuke värskem kui muidu või? Või kujutan ette. No ei tea. Vahel on lihtsalt fun midagi natuke teistmoodi teha. Mis ma veel mõtlesin, et ma täna proovin teistmoodi teha oma kulme. Ja ma ostsin Selverist Catrice'i Super Glue Brow Styling Jelly. Ja muidu ma kasutan ju kõigepealt seda värviga ja fiberitega kulmukeeli. Aga kuidagi need kulmud on viimasel liiga tumedad, liiga kuidagi esile tükkivad siin näos võib-olla. Ma mõtlesin, et ma proovin siis niimoodi, et ma kasutan läbipaistvat kulmukeeli ja lihtsalt natuke joonistan selle kulmuvildikaga mingid tühjemad kohad. Ma ei saa sellest tootest täpselt aru, mis asi ta on. Ta läheb nagu mingi tükke ikkagi. Nagu oleks kõõmane kulm. Nii, ma panin praegu selga sellise outfiti. Aga nüüd ma mõtlen, et ma ei taha kontsadega minna. Sellepärast, et ma ei saanud ikkagi hommikusel jalutuskäigul oma 7000 sammu täis. Siis ma mõtlesin, et pärast jalutan natuke vanalinnas või midagi. Aga kontsadega ma ei jaluta kuskile. Muidu väga elegantne ja näeb välja nagu kleit, aga tegelikult see on pluus eraldi ja seelik. Aga ma ei tea, ma proovin madalate kingade või tossud siia ikka ei lähe. Siis ma peaks mingi muu pluusi panema, kui ma tahaks tossu panna. Mul tuli hoopis meelde, et mul on selline kleit. Nii et ma lähen sellega. Panin mustad pärlid kaela, roosa kotike ja nii lähengi. Ja nüüd ma peangi tegelikult kiirustama, sest ma vajan need lilled osta ja õigeks ajaks kohale jõuda, sinna ei saa hilineda. Ma olen esimene ja milline päiksevalgus. Golden hour. Kes ikka jaksab oodata? Ma olin väiksena alati see inimene, kes ostis mingi emale või õele või kellelegi kingituse ära, siis läks emme, kas sa tead, mis ma sulle kingin? Ja siis iga kord pidin varem ära kinkima. Ma loodan, et see on okei, ma loodan, et see suurus on okei. Pane selga. Wow! Ilus! Oi, täpselt paistavad. Artur, sa nägid ainult üks asja. See on Raisa kingitus.
okei. Ma veits kardan juba. Oota, nii kohe. tee lahti ja nuusuta. Jah, see on see, mis oli seal lennujaamas ka veel. Ja selle suure... jah, just. No see on väga... Sealt ei tunne praegu. Ei tunne kohe. Väga hea. Nii. No, lemmik. See on selle kumaga. Jaa, sädamisega. Ja sellega lõhnaga tuli kaasa lihtsalt mingi body lotion ka. Õnne soovime sul, palju õnne, kallis Sandra. Õnne soovime sul. Nii ilus, tõesti. Aleksandrale tuli praegu 5 šotti. Tellisin ühe. Baarmenil oli väga hea tuju. No nii, ma olen kodus. Kell on 12:30. Ja ma ei tea, kas ma olen varem ka maininud seda. Aga mul on tegelikult alkoholiallergia selles suhtes, et mu nina läheb kinni. Kui ma olen alkoholi mõnikord hullemini, mõnikord vähem, ma ei ole sellest aru saanud, et kuidas, mis mõjutab seda. Nagu me praegu kuuleme, siis mu nina on kinni. Igatahes Aleksandra sünnipäev oli väga tore, sai palju jutustatud ja korra oli isegi mõte, et minna kuskile edasjärglist. Aga nagu ei leidnud ühtegi sellist pidu, mis oleks hullult tõmmanud. Käisime nagu paar kohta läbi. Aga ei tundunud miskit ägedat ja siis läksidki kõik koju ja tegelikult väga mõistlik on, et mul on homme, või noh nüüd siis tegelikult juba täna issi sünnipäev ka. Ja ega ongi parem, kui ma saan praegu magama ja ma võtangi selle elamisega ülejäänud meigi maha. Ja ega mul siin väga midagi tarka rohkem öelda ei olegi. Nii et näeme homme. Tere hommikust, käes on päikseline pühapäev ja ma pean hakkama siin vaikselt koduseid toimetusi tegema, vaja pesu pesta, koristada, nõusid pesta ja ma mõtlesingi, et ma toimetuste ajaks panen selle uue maski näkku, proovin selle ära ja ega mul tegelikult nagu super palju aega ei ole, kell on praegu 10 ja kell 2 ma lähen siis isa juurde, sellepärast, et täna on isis sünnipäev ja me tähistame seda perega. Siin on kohe selline spaatlikene ka kaasas. Siuke näeb välja see. Kuivale nahale 15–20 minutiks. Seal on mingit tugevat lõhna ei ole. Ma loodan, et see on piisav kogus. Oh my god, vaadake seda. Täiesti ära kivistunud. Ma vist ostsin mingid laste need, sest et need on nii kõvasti ümber käe, et mul vereringe peaaegu, et jääb seisma. See maha pesemine võttis korralikult aega. Aga nahk on siuke sile, pehme. Ma ei tea küll, kui palju tal glow'd praegu on. Aga täitsa mõnus. Ma olen nüüd seda kombucha tea misti kasutanud. Lõhnab hästi, aga ma ei oska selle kohta eriti midagi öelda. Nii, ma panin Issile kokku kingikarbi, see mu Poliini
see kotikarp, aga ma ei leidnud teist paremat karpi ja siia mahtus kõik väga ilusti ära. Mõtlesin, ma näitan mingeid asju, mis siin sees on, ma ei tea, päris kõike vist ei hakka näitama, aga kuna tal ei ole midagi vaja, ta ostab ise kõik asjad, mis tal on vaja. Ja kui ma küsisin ka talt, et mis ta sooviks sünnipäevaks, siis ta ütles, et ära sellepärast muretse, et võib-olla midagi magusat. Ja siis ma paningi siia kokku igasuguseid toredaid asju. Ma panin näiteks Topsi küpsised, Geisha kommid, siis minu avastus Karola sünnipäevast detsembrist olid need krõpsud, ülihead butter and salt. Siis kuivatatud mangot ja mu issi on suur pähklisõber, pistaatsia pähkli. Siis ma panin lihtsalt nagu mingid huvitavaid asju, mida ise võib-olla ei raatsi osta väga tihti. Ehk siis oliivid, päiksekuivatatud tomatid ja siis mingisugused sellised asjandused. Vot, ja siis on veel üks pähklimik siin. Nii et selline head ja paremat täis, karbitäis. Panin ennast päevaks valmis ja imelikul kombel ma tahaksin täna süüa hommikuks midagi magusat. Tavaliselt ma olen siuke soolase sööja hommikuti, aga ma tahaks midagi magusat ja mul on külmikus olemas täpselt õige asi, mida praegu teha. Nimelt nägin ma ükspäev poes selliseid pelmeene, mis on siis õuna ja kaneeliga. Ja need tundsid mulle nii põnevad. Ja ühtesi see osa videost on koostöös Switchiga. Ja ma proovin esimest korda ära need õuna kaneeli pelmeenid ja ma mõtlesin, et natukene jäätis võib-olla ka sinna kõrvale. Nii hea. Panin pannile õli. Ma neid kõiki ei hakka praegu ära tegema, kuna ma üksinda söön, siis ma arvan, et vähesest piisab täitsa. Nüüd ma paar minutit praen neid õlis ja siis lisan vett siia. Mis mulle nende Vici pelmeenide juures meeldib, ongi see, et need valmivad nii kiiresti. Vaadake lihtsalt nii maitsev näeb välja. Ma panin siia siis vähese suhkrusisaldusega jäätist juurde, et nagu liialt magusaks ka ei läheks. Need lõhnavad juba nii hästi. Oh my god, nii hea. Ma ei tea, kas ma olen üldse kunagi varem magusaid pelmeene söönud. Igatahes see on ju mega hea asendus pannkookidele. Et nagu nii tore magustoit. Ja mulle nii meeldib süüa nagu külma ja sooja koos. On väikse sünnipäeval minna. Panin esimest korda oma lehma papud jalga. Let's go! Ja võt täpselt niimoodi käib minu tädi sünnipäevadel ja koosviibimistel selleks, et mitte ainult snäkkida, vaid et oleks kätel muud tegevust ka, siis ta õmbleb. No nii, ja ma olengi kodus, väga tore oli perega aega veeta. Söömise osas ka oli väga normaalne, ma sõin ühe portsu kartulisalatit, ühe viilutorti, nii et ei söönud üle. Ja ma mingi osa teest jalutasin koju, aga ma tegelikult ikkagi ei saanud oma seda päevast sammukogust päris täis. Nii et ma ei teagi, kas võib-olla lähen veel õhtul Peikaga koos ka väiksele jalutustiirule. Aga praegu
ma hakkan tegema õhtusööki ja ma proovin esimest korda teha siis pitsapõhja kodujuustust, munast ja jahust. Ma nägin TikTokis seda, lihtsalt oligi segatud kodujuust, jahu, munaga ja siis kõigepealt see läheb ahju mingi 20 minutiks, siis paned sinna toppingut peale ja siis läheb uuesti ahju. Et selline. Ja mul on väga head asjad sinna pitsa peale panemiseks ka. Suitsukana kintsuliha, rukola, siis juust muidugi, siis mul on marineeritud kurki, tomatipasta ja kirstomatid. Ja siis ma ostsin esimest korda elus sellist asja nagu pärlsibul. Mõtlesin, et panen äkki seda ka peale, siis mul on maisi ja niimoodi ongi. Ja kuna Peika tuleb ka, siis ma teen ikkagi vist suurema koguse kui see, mis seal TikTokis oli. Aga vaatame, kuidas mul välja tuleb, eks ma ilmselt panen selle retsepti descriptionisse. Ma pean ütlema, et see pitsa tuli nende kõikide toppingutega lihtsalt imehea ja ma tahan seda kindlasti veel teha. Aga siinkohal ma lõpetangi selle vlogiga. Suur aitäh, et sa vaatasid ja näeme juba järgmises vlogis.